Kas sa siinusteoreemist oled kuulnud? Ei? Las me seletame sulle. Nimelt on geomeetrias vajalik oskus kolmnurga lahendamine ehk kolmnurga puuduvate külgede ja nurkade leidmine. Täisnurkse kolmnurga lahendamine peaks nüüdseks olema selge, aga alati ei ole olukord nii lihtne, et kõik kolmnurgad oleksid täisnurksed. Üks variant on need lihtsalt täisnurkseteks kolmnurkadeks tükeldada, aga on olemas veelgi lihtsam viis, kus tükeldamise võib ära jätta. Selleks tuleb teada mõningaid kolmnurkade elementide vahelisi seoseid. Tähtsamad neist on siinus ja koosinusteoreem. Ja siinusteoreem teil täna selgeks saabki. Tahad juba teada, kuidas see siinusteoreem siis käib? See on lihtne. See on A jagatud siinus alfaga võrdub B jagatud siinus beetaga võrdub C jagatud siinus gammaga võrdub 2R. Arusaadav? Olgu. Vaatame lähemalt. Kolmnurga küljed on võrdeliselt vastasnurkade siinustega ehk A jagatud siinus alfaga võrdub B jagatud siinus beetaga võrdub C jagatud siinus gammaga võrdub 2R. Ja et sa ei arvaks, et me selle seose lihtsalt igavusest välja mõtlesime, siis siin on tõestus. Kõigepealt kirjutame kolmnurga ABC pindala välja 3 korda, iga kord erinevate külgede kaudu. 1/2 korda AB siinus gamma võrdub 1/2 korda AC siinus beta võrdub 1/2 korda BC siinus alfa. Nüüd jagame saadud võrdusi teguriga 1/2 korda ABC. Ja saame siinus gamma jagatud C-ga võrdub siinus beta jagatud B-ga võrdub siinus alfa jagatud A-ga. Ehk A jagatud siinus alfa võrdub B jagatud siinus beta võrdub C jagatud siinus gamma. Näitame nüüd, et kolmnurga külje ja selle külje vastasnurga siinuse suhe võrdub ümber ringjoone diameetriga. Joonestame kolmnurga ABC ümber ringjoone. Punktist B joonestame sellele ringjoonele diameetri BD. Märgime joonisele ka kõõlu CD. Piirde nurgad BDC ja alfa toetuvad ühele ja samale kaarele BC. Järelikult nurk BDC on võrdne alfaga. Et BD on diameeter, siis nurk BCD võrdub 90 kraadi ja kolmnurk BCD on järelikult täisnurkne. Täisnurksest kolmnurgast BCD saame, et siinus alfa võrdub A jagatud 2R-iga. Ehk A jagatud siinus alfaga võrdub 2R-i. Analoogiliselt saab näidata, et B jagatud siinus beetaga võrdub 2R-i ja C jagatud siinus gammaga võrdub 2R-i. Siinusteoreemi abil saame lahendada kolmnurki, kui on antud kas 2 nurka ja 1 külg või 2 külge ja 1 antud külje vastasnurk. Viskame pilgu peale ka mõnele näiteülesandele. Pane video pausile ja proovi kõigepealt ise lahendada. Aga ole mureta. Vaatame kohe ka koos. Näide 1. Lahenda kolmnurk. Ülesande andmed on A võrdub 40, alfa võrdub 50 kraadi ja beta võrdub 60 kraadi. Kuna teame, et kolmnurga sisenurkade summa on 180 kraadi ning samuti on meil olemas nurgad alfa ja beta, siis gamma leidmiseks lahutame 180 kraadist 50 ja 60 kraadi. Järelikult gamma võrdub 70 kraadi. Nüüd võtame appi oma uue sõbra siinusteoreemi. Asendame olemasolevad andmed valemisse. Ehk A võrdub 40, alfa võrdub 50 kraadi, beta võrdub 60 kraadi ja äsja leitud gamma võrdub 70 kraadi. Ristkorrutise abiga leiame puuduvad küljed B ja C. Niisiis, oleme leidnud puuduvad küljed B ja C ning nurga gamma. Sellega on meie ülesanne lahendatud. Näide 2. Lahenda kolmnurk. Ülesande andmed on A võrdub 68, B võrdub 92,1 ja alfa võrdub 42 kraadi. Appi tuleb taaskord siinusteoreem. Asendame olemasolevad andmed valemisse. A võrdub 68, B võrdub 92,1 ja alfa võrdub 42 kraadi.
Ristkorrutise abiga leiame siinus beta. Nurga beta väärtuseks saame tabelist või kalkulaatorilt 65 kraadi. Aga pane tähele, kuna lähteandmetes on antud 2 külge ja neist lühema külje vastasnurk, siis on ülesandel 2 lahendit. Beta on pikema külje vastasnurk, seega võib see olla nii teravnurk kui ka nürinurk. Siinuse väärtused esimeses ja teises veerandis on võrdsed. Seega saame seose siinus 65 võrdub siinus sulgudes 180 miinus 65. Saame 115 kraadi ning see ongi meie teine nurk. Kõigepealt leiame teravnurkse kolmnurga gamma. Kuna me teame, et kolmnurga sisenurkade summa on 180 kraadi, siis lahutame 180 kraadist 42 ja 65 kraadi ning saame vastuseks 73 kraadi. Nürinurkse kolmnurga gamma leidmiseks lahutame 180 kraadist 42 ja 115 kraadi. Vastuseks saame 23 kraadi. Kolmnurga kolmanda külje väärtusi on meil samuti 2. Ristkorrutise abiga saame, et C1 võrdub 97,2 ning C2 võrdub 39,7. Sellega on meie ülesanne lahendatud. Jõudsimegi lõppu. Loodame, et sul juhe täielikult kokku ei jooksnud. Kui midagi jäi segaseks, siis keri julgelt tagasi. Me ei solvu. Järgmise korrani!